Tere tulemast digitundi. Antud videojuhend peaks olema abiks neile, kes soovivad koostada lünkteksti Learning Apps keskkonnas. On vaja sisse logida ja soovitan kasutada Google+ kontot. Mina olen juba loginud. Leian siit nupu Loo äpp. Leian nüüd lünkteksti ja kuna on eriline soov praegu luua meil helindatud tekstiga lünkharjutus, siis alustan ma harjutuse loomist ja helindamist. Siia kirjutan pealkirja ja siia kirjutan juhise. Siin võiks ka nimetada teema, mille kohta on antud lünkharjutus, kas on loetud teksti loetud pala põhjal või siis hetkel on etteütlus ja mingi keeleõpetuse teema. Aga praegu jätan ma selle õpetaja vaba valida. Nüüd, nagu mul siin on, et õpilane ise võiks kirjutada, siis mina selle ülesande tüübi juures vahetaksin selle koha ära. See tähendab seda, et annan õpilasele võimaluse kirjutada. Ja mul on kindlasti oluline ka suurtähe äratundmine programmis. Kuna aga on võimalus ka tekitada lünksõnade list ehk nimekiri, siis see on lihtsam õpilasele ja see sobiks võib-olla loetud ja kuuldud teksti põhjal rohkem, mitte etteütlusele. Nüüd on võimalus panna ka siin pealkirjana ühe all näiteks teksti, et kopeerida enda Wordist kuskil faili tekst ja see jääb siis õpilasele silma alla. Seda ma ei soovi. Ma alustan kohe helindamist. Teen juhendi jaoks suht lühikese teksti. Klõpsin sellele helindamise nupule. Kui mul on juba valmis mingisugune helifail või on mul olemas YouTube'i video, mille põhjal samamoodi õnnestub lünkteksti koostada, siis panen siia selle veebiaadressi, kleebin. Nüüd aga, kui ma soovin siin praegu arvutis helindada ehk lindistada, klõpsin siia. Julgelt klõpsin ka praegu siia. Alusta salvestamist. Nüüd küsib programm, kas mikrofon või siis ka kaamera annab talle nagu loa töötamiseks. Nõustud sellega. Ja nii kui sa sellele klõpsid, alusta sina ka teksti lugemist. Siis hakkab kohe salvestamine. Olen Kärla põhikooli 4. klassi õpilane. Meie kool asub Saaremaal Läänesaare vallas. Kool asub looduskaunis kohas. Ma peatasin salvestamise ja kui ma nüüd tahan kuulda ehk eelkuulamist teha, klõpsin siia, et veenduda, kas kõik on sobiv.
põhikooli 4. klassi õpilane. Meie kool asub Saaremaal Läänesaare vallas. Kool asub looduskaunis kohas. Nii, lõpetasin selle keskmise kuulamise ja nüüd ma soovin seda salvestada. Ma salvestan siit selle nupuga ja ta viib selle helifaili minu YouTube'i konto alla. Nüüd on tarvis siia seesama tekst, mille ma lugesin, oleks vaja see siia tuua. Hetkel on see minul dokumendi failina olemas ja ma püüan siit võtta selle lõigu, mille ma siit lugesin. Nii, kleebin selle siia. No kindlasti see ei tule nüüd päris etteütluse ülesanne, aga juhendi jaoks sobib. Nüüd, kuidas me hakkame siia lünkasi tegema? Soovin teha ja ära võtta seda, kuidas õpilane kirjutab selle sõna või siis valib. Võtan hiirega katt. Samas ta jääb mul esimeseks lüngaks. Lüngad me kirjutame siin tekstis niimoodi. Kriips, number, kriips. Esimene lünk ja jätan sellele lüngale tühiku ka. Nüüd, kuna ma võtsin katiga ära, ma kleebin selle siia esimesse lünka. Järgmise lünga teen. Ja nüüd ma soovin teha näiteks valla nimetuse puhul. Jälle ma võtan ära kas parem hiireklõps ja katt või võtan ma ära kontrollklahv pluss X-klahv. Siia tuleb nüüd number 2 lünk. See jäi kohe hiire alla kleepimiseks ja sobib. Võtame siit selle ka. Kontroll X-iga ja lünga numbriks jääb 3. Ma teen lüngale ikka tühiku ka. Tekstis jääb ta siis korraliku. Tekitan 3. lünga ja kleebin. Hetkel piisab. Siin olen ma selle ära võtnud, see on automaatselt siin meil genereeritud ja paneme positiivse tagasiside. Taustapilti ma ei soovita, siis on keeruline ja kirju. Ja nüüd lõpeta ja näita eelvaadet. Eelvaade on ülesande koostaja jaoks väga vajalik ennem üle vaadata. Võimalik on, et on ka kirjavigu. Nii, täidame korra selle lühikese harjutuse. Olen Kärla põhikooli 4. klassi õpilane. Meie kool asub Saaremaal Läänesaare vallas. Kool asub looduskaunis kohas. Siin ma juhin tähelepanu, et kui tekst on pikem ja neid lünksõnu on rohkem siin listis, siis kindlasti need lünksõnad siin ei jää õigesse järjekorda. Nii, õpilane on täitnud selle harjutuse ja nüüd kontrollimiseks on vaja klikkida alumisele nupule. Tubli, kõik on õiged. Meil see praegu sobib. Salvestame äpi
Salvestamine on ainult iseenda konto alla, aga et me saaksime õpilastele jagada, siis teeme avaliku äpi. Valin siin oma õppeaine. Võõrkeelel on siin alamkategooriad ka olemas, kas inglise keel võõrkeelena või siis vene keele puhul on ta B-keel. Nii, mina võtan siin praegu hetkel keeleõpetus. Märgendeid ehk märksõnu hetkel ma ei võta, aga õpetaja võib ise endal välja mõelda, selle järgi aitab, on mugav otsida suurest keskkonnast. Märgin, et on algaste ja algkool ja saada vorm. Nüüd on sellega minu harjutus praegu avalik. Nüüd, et ma saaksin õpilastele jagada, siis jagamiseks on kas niisugune link või manustamine, mis annab meil digiblogisse kleepimisel mängu kohe avatuna kätte. Jagada võib väga edukalt ka selle QR-koodiga. Õpilastel on võimalik tahvelarvutis QR-koodi lugejaga see harjutus avada ja täitma hakata. Võimalusi on siin mitmeid. Vaatame nüüd, kui õpetaja läheb oma kontoga Learning Appsi keskkonda, et kuhu see ülesanne või fail jäi. Selleks lähed ja võtad minu äpid ja klikid ja näedki oma seda harjutust siin. Mida need väikesed ikoonid tähendavad? On küsitud, kas seda ka nüüd avalikuna saab muuta. Saab ikka. Sel juhul teed selle pliiatsi lahti, teed siin mingid parandused, kus on soov ja kui on tehtud parandused, kindlasti uuesti salvestada ja kindlasti uuesti avalikustada. Siis ta võtab endal need salvestused sisse. Nüüd aga see on niisugune nupp, mis näitab kasutuse statistikat. Aga selle nupuga on võimalik oma harjutus ära kustutada. Need on need olulised nupud. Ja kui sa selle klikid selle kaardi keskele, siis mäng avaneb. Ja hetkel arvan, et kõige vajalikum osa on nüüd lünkharjutuse puhul teile tutvustatud. Soovin innukat ülesannete koostamist ja vahvaid ideid. Tänan kuulamast!